Tere päevast Postimehe otsestuudiost. Kaitsepolitsei tutvustas täna oma järjekordset aastaraamatut. Meil on stuudios Kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul. Tere päevast. Tervist. Marta, kas kogu selle mööduva aasta või möödunud aasta, mille kokkuvõte selles raamatus on, võiks kokku võtta selliselt, et igasugune oht Eesti julgeolekule tuleb kõige rohkem ikkagi Venemaalt? Tõsi, Venemaa luurehuvi Eesti vastu on pidev ja on meie jaoks kõige suuremaks ohuks. Kaitsepolitsei peadirektor on selle aastaraamatu eessõnas, aga ka tänasel pressikonverentsil toonud välja asjaolu, et kui me siin aastaid rääkisime, et see elanikkond, kellele Vene luure ja Venemaa oma mõjutustegevuses üldse toetuda saab, et võt need on need venekeelsed inimesed, kes elavad venekeelses inforuumis, siis täna juhitakse tähelepanu sellele, et need on eelkõige noored, mitte need inimesed, kes on kunagi elanud Venemaal ja kes nõukogude ajal uskusid seda, mida räägiti, vaid see on juba täiesti see uus põlvkond. Ja oleme tõesti välja toonud seda, et Venemaa sihtmärgistab venekeelseid inimesi ja kasutab neid oma mõjutustegevuse tööriistaks. Nüüd tänavuses aastaraamatus oleme keskendunud tõepoolest noortele, ohtudele noortele. Ja siin aastaraamatus oleme välja toonud mitu lugu, millega siis just on püütud sellist noortele suunatud mõjutustegevust läbi viia. Siin venekeelne elanikkond ja selline, kuidas võiks öelda, Kremlile siis justkui tuge pakkuv osa on hääbuv, vananev. Noored tegelikult soovivad olla Lääne-Eesti väärtusruumis ja õigusruumis ja tegelikult neid selline Venemaa mõjutustegevus ei peibuta. Seetõttu siis Venemaa otsibki erinevaid viise, kuidas noortele ligi pääseda, kuidas neid meelitada. Sotsiaalmeedia on selleks olnud siis mõjus vahend ja sotsiaalmeedias siis tõmmatakse neid noori sellistesse kõlakambritesse, kus siis neid siis püüdma hakatakse. No sealt on toodud, aastaraamatus on tegelikult toodud välja ka veel palju hullemad juhtumid kui need sotsiaalmeedia grupid, millest ka me jõuame rääkida ja millest toimub igasuguseid tumedaid asju. Aga sellised kõige hullemad näited on see, et tegelikult sa võid saatuda selle Vene propaganda mõjusfääri ja otseselt Venemaale tänu pedagoogide tegevusele. Et teil on siin üks näide, kuidas Narva peotantsurühmas preemiaks oli reis Venemaale. Tõesti, see oli reis siis sellisesse lastelaagrisse Artek, mis nõukogude ajal oli tuntud kui pioneerilaagrina ja 2 noorsootöötajad tõepoolest tegelesid sellega, et saata 4 Eesti last siis tegelikult okupeeritud Ukraina alale, kus on toimumas ju aktiivne sõjategevus, et vahetult enne nende sinna saabumist kukkusid rannale raketid, mis viisid inimelud. Et selline tegevus ei ole mitte ainult siis mõistusega mängimine ja manipuleerimine, vaid tegelikult reaalsuses oht inimese elule. Et selline juhtum tõesti aset leidis eelmisel suvel. Ja et siis selliseid tegevusi enam ei oleks võimalik teha, et lapsi ei oleks võimalik mõjutustegevusse niimoodi kaasata neid Venemaale siis organiseerida. Seetõttu siis on riik ka teinud uue sanktsiooni, mis siis välistab, et edaspidi selliseid juhtumeid aset ei leiaks. No arvestades sellega, et 9. mai on varsti tulemas ja sellel aastal ju möödub 80 aastat teise maailmasõja lõpust, siis Venemaa ei jäta seda kindlasti ära kasutamata. Te toote välja ka selle, et seal on juba selline liikumine nagu mälurong, mis siis peaks viima noored füüsiliselt kohale, nii nimetatud nendesse teise maailmasõja võitluslikesse kohtadesse. Kui suur on ikkagi oht, et meie Eesti lapsed võivad ka selle mälurongi peale sattuda?
Eks me selle siia aastaraamatusse kirja panime just sellel eesmärgil, et Eesti lapsed ei satuks, et Eesti elanikud oleksid sellest ohust teadlikud, et selline mõjutustegevus võib aset leida. Mälurongi siis eesmärk on kaasata kõikide Nõukogude Liidu aegsed anastatud riikide lapsi, keda siis Venemaa hakkab näitama kui riigi toetust siis Venemaa tegudele, Venemaa agressioonile Ukrainas, et ei soovita lapsi saata sellisele mälurongi ettevõtmisele. Tegu on väga kindlasti ka ohtliku osaga laste elule ja võiks öelda isegi, et vaimsele tervisele, et kuna selline oht on olemas, siis just seetõttu me selle aastaraamatus ka ära kajastasime, et ennetada seda ohtu. No kui nüüd mõni inimene on skeptiline ja ütleb, et mis selle paari päeva või paari nädalaga seal ikka juhtuda võib, siis sellesama Arteki juhtumi puhul on ju toodud ka välja täitsa konkreetsed näited, kuidas seda tehakse, et võetaksegi venelaste poolel keegi, kes sõdis Ukrainas ja siis ta emotsionaalselt räägib oma nägemust sellest. Tõsi, Arteki puhul me teame, et nendele lastele käisidki esinemas agressioonis osalejad, ehk et siis võiks öelda isegi, et Vene kõrilõikajad, kes olid rindel, käisid rääkimas, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja sellise uhkustundega, et tekitada lastele sellist arusaamist, et see kõik on sobiv. Et tegelikult selline käitumisviis on täiesti vale, rääkimata sellest, et Arteki pioneerilaager tassib siis sõduritele otserindel ka madratseid ja annetusi, kuhu ta siis kaasab ka tegelikult lapsi. Et see on kindlasti väga keeruline osa, millele iga lapsevanem peaks mõtlema enne, kui plaanib oma last sellisesse laagrisse saata. Et Eestis on palju teisi laagreid, et ma soovitaksin pigem neid kaaluda. Üks näide vajab veel tähelepanu, mis on ka seotud kooli ja lastega. Ehk siis Kaitsepolitsei aastaraamatust tuleb välja, et Vene kiriku, Moskvale alluva Vene kiriku abiga on tehtud konkreetne katse rahastada ühte erakooli. Jah, Vene õigeusu kirik püüdis siis rahastada läbi Venemaa finantsidega Eestis asuvat kooli, kuhu üritas siis läbi sellise fondi nagu Rossotrudnitšestvo raha saata. See kool, see on ilmekas näide sellest, kuidas usu katte all justkui toimub selline mõjutustegevus, et seetõttu see ka selles aastaraamatus sees on. Kui nüüd rääkida muudest asjadest, siis tegelikult kogu Euroopas on ju lähiminevikus väga palju täheldatud Venemaa maidusel toimuvaid selliseid otseseid vandalismiakte. Meil kõige ilmekamad näited sealt olid küll üle-eelmisest aastast, aga eelmisest aastast ka, et kus lihtsalt makstakse kellelegi selle eest, et ta lihtsalt kas sodib mälestusmärke, paneb midagi põlema, ründab kedagi ja nii edasi. Et kui palju selliseid vahejuhtumeid eelmisel aastal oli? No selliseid juhtumeid oli, kui Euroopas oli neid oluliselt rohkem kui Eestis. Eestis on territoorium nende jaoks liiga keeruline, et meil kipuvad nad väga kiiresti silmapiirile jääma ja Kaitsepolitsei saab nende tegevuste ennetamise ja tõkestamisega üsna hästi hakkama ja seetõttu ka ei julgeta meile tulla, et loodame, et see jääb nii ka edaspidi. Et ja ka meie siis õigusruum on selline, kus selliste tegude eest ootavad väga karmid karistused. Eelmine aasta, kui tuua seda näidet, siis oli tegelikult õnnestus ainult üks katse, kus siis Tartus püüti Ukraina numbrimärkidega sõiduautot, õigemini pandigi sõiduauto põlema. Selle eest siis on esimeses kohtuastmes tulnud karistus, milleks on 15 aastat vangistust. See on päris karm karistus sellise tegevuse eest, mis kindlasti ei kaalu üles seda lubatud tasu, mida
mida selliste tegude eest kiputakse lubama. Kas seal on nagu see skeem, et tegelikult ütleme, kogu selle asja korraldajad on need, kes mitte kunagi Eesti territooriumile ei jõua, aga need, kes neid asju toime panevad, need ongi sellised kohapeal olevad pätid, keda on võimalik siis mõjutada raha eest seda kõike korraldama? Nii ja naa, mingi aeg tundus, et on rohkem neid inimesi, kes ongi rahaliselt motiveeritud nii-öelda siis sellise lihtsa kasu saamiseks selliseid tegevusi ette võtma. Tänaseks me teame, et selle lihtsa lubaduse tasuks on karmid karistused kohtus, mis ei tasu ennast ära. Teiseks küll me näeme ka seda, et on siis, kui nüüd räägime siis Makarovist, kes siis Tartus autosüütamisega seotud oli, tema tegevused ei olnud ainult nii-öelda vandalism. Tema tegevused olid oluliselt laiemad, jälgida Lätis, Leedus ja Poolas erinevaid siis riigiüksuseid või siis nüüd et see tegevus on oluliselt laiem kui lihtsalt vandalism, et ei saa päris nii-öelda ühe pulgaga öelda, et nad kõik on ühe mustriga, et nende seas on nii neid, keda motiveerib raha, kui ka neid, kellel on võib-olla ideoloogilised põhjused, aga läbiv on tõesti see, et need, kes ülesandeid annavad, hoiavad kenasti piiri taha peitu, et nad ise vahele ei jääks ja tegusid viivad siis toime need, kellest ei kardeta loobuda. No on teada, et Euroopas otsene terrorismi oht on üldiselt päris suur. Kuidas Eestiga on? Kui suur meil selline terrorismi oht on? Eestis saame öelda seda, et terrorismi ohuga on meil hästi, see on madal ja püüame ja pingutame, et see nii ka jääks. Aga äärmuslus, on parem äärmuslus või siis islami äärmuslus? Ja nüüd parem äärmuslusega, nii nagu me näeme seda Venemaa mõjutustegevuse puhul, et sihtmärgiks on siis noored, on ka tegelikult parem äärmusluse puhul näha seda trendi, et püütakse noori samuti sotsiaalmeedia teel. Internet ei tunne riigi ega vanusepiire, see tähendab seda, et need noored võivad olla ka kuni 13-aastased lapsed, kes tegelikult veel ei adu, mida nad uurivad ja kuhu nad ennast seganud on. Et seetõttu on suurepärane Siseministeeriumi eestvedamisel tehtav tegevuskava noorsootöötajatele just selliste ohtude märkamiseks, mis puudutavad ka islami äärmuslust, et lapsed, kes on sattunud sellele teele, nad leiaksid õigel ajal abi ja õigel ajal leiaksid ka siis selle täiskasvanu, kellega siis oma mõtteid vahetada ehk sellelt tulevikuta teelt välja astuda. Ja kui seda pidurit, seda stoppi ei saa õigel ajal tõmmata, siis tegelikult see noor võib seal erinevates sotsiaalmeediagruppides sattuda üha sügavamale ja sügavamale sellest mõjutusest sõltuvusse, kuni sinnamaani välja, et tal aidataksegi terroriakti läbi viia, et kui ütleme, keegi on viidud juba nii kaugele, et ta kas siis mingisuguse ajaloosündmuse mõjul või praeguse liikumise mõjul arvab, et ühiskonnas on kõik vale ja seda valet asja saab parandada terroriaktiga ja kui ta teeb sinna sotsiaalmeedia postituse, et ma kavatsen terroriakti toime panna, siis on olemas neid, kes talle õpetavad, kuidas seda teha. Tõsi, see on tegelikult, kirjeldasid just ühte näidet meie aastaraamatust, kus üks nooruk tõesti justkui esialgu ajaloohuvist hakkas tundma huvi ja siis järjest enam ja enam radikaliseerudes ühel hetkel teatas, et ta soovib panna toime terroriakti, mis järel kogu see virtuaalmeedia kogukond siis hakkas talle jagama õpetussõnu, kuidas seda teha. Kaitsepolitseiametil tuli sellisesse juhtumisse sekkuda ja see tõkestada. Küll mida ma pean ütlema on see, et miks see Siseministeeriumi tegevuskava meile väga rõõmu pakub, on see, et need noorukide lapsed, kes jõuavad kaitsepolitsei huviorbiiti, nende tee on nad on juba radikaliseerunud, nad kujutavad juba ohtu endale ja ka teistele ühiskonnaliikmetele. Et meie nägemuses me sooviksime, et need lapsed nii kaugele ei jõuaks, et nad peaksid sattuma meie huviorbiiti, vaid et nad saaksid siis ennem juba kontakti noorsootöötajatega, kes nendega tegelema hakkaksid.
Ma eeldan, et venelaste luurehuvi siin on jätkuvalt suur, et siin on ka märgitud seda, et kui Euroopas on tehtud tubli puhastus nendest luurajatest, kes on saatkondade teenistuses või ütleme näiliselt saatkonna töötajad, siis tegelikult sama aktiivselt Venemaa värbab uusi. Ja eelmise aasta näidetest tulebki meelde, mis on teil ka siis, et üks koht, kus värbata selliseid inimesi on kõrgkoolid. Jah, meil on nüüd selline, meie vaatasime nüüd pigem seda, et mitte nüüd Eesti kõrgkoolidest, aga me ei soovita minna õppima Venemaale kõrgkooli. Tõepoolest, see ei ole enam mingi saladus, et Venemaa kõrgkoolides töötavad katte all luurajad, kes siis otsivad informatsiooni juba enne seda inimese kohta, kui ta üleüldse Venemaa pinnale satubki. Nad valmistavad ette pinnased, vaatavad, kas seal on mingi potentsiaal ja siis hakkab pihta selline pikem värbamis ja nii-öelda selline mõjutamisprotsess, mis siis inimese endasse tõmbab ja millest võib-olla alguses ei saa arugi ja hiljem tundub juba, et justkui sellest ei olekski väljapääsu. Siinjuures tahan kohe rõhutada, et kui sellises olukorras on inimene, kes tunneb, et midagi on valesti, tulge rääkige meiega. Saame aidata. Võib-olla ei ole midagi, aga igal juhul on see hea mõte tulla ja rääkida sellistest katsetest ja veel parem mitte minna Venemaale agressorriiki ülikooli haridust saama. Aga need õppejõud, keda siin on värvatud meie kõrgkoolide juurest? Meil ei ole selliseid näiteid. Meil on küll näiteks on Morozov eelmisest aastast, aga Morozovi puhul tuleb mõista, et aga Morozov värvati just Venemaal ülikoolis, et tema siis selline potentsiaali nähti ja kui ta saabus siia, siis nähti siis nii-öelda võimalust ta siis tööle rakendada, et see näide meil tõepoolest on. Ülejäänusid näiteid mul õnneks ei ole võimalik tuua. No kaitsepolitsei aastaraamatus lisaks sellele, et panete sinna sellised märgilised sündmused ja toote konkreetsed näited, seal on ka osa sellest, kus te põhjendate, miks mõningaid asju ei tohiks teha. Ja siin on ju nagu, ma tooksin 2 näidet. Üks asi on see, mida ütleb Välisministeerium, mida ütleb ka kaitsepolitsei. Ärge reisige lihtsalt niisama Venemaale. Ei ole vaja minna, sest juba piiril võib üht-teist juhtuda. Ja selles aastaraamatus toote ka välja, missugused ebameeldivused, aga võib-olla ka elu muutvad asjad võivad juhtuda seal Venemaa piiri ületades. Tõepoolest, juba eelmisel aastal tegelikult kirjutasime eelmises aastaraamatus sellest, kuidas siis Vene piirivalve käitub Ukraina kodanikega. Väga drastilised näited kuni selleni, et inimene peab aluspesuväel enda ja oma lähedaste kohta infot andma. Toona veel sedavõrd palju ei olnud karta siis Eesti kodanike osas samasugust käitumist. Nüüd võime öelda, et sarnane käitumine on ka Eesti kodanike suhtes, kus tegelikult antakse siis inimesele kätte ankeet, kus küsitakse temalt mitte ainult tema kohta andmeid, vaid ka tema lähedaste kohta. Ja teame, et ka näiteks nutiseadmeid kopeeritakse, vaadatakse, mis seal on, et näiteks teile kui ajakirjanikule ei soovitaks ma kindlasti Venemaale sõita, sellepärast et teie telefonis on kindlasti muljetavaldav kogus numbreid ja kontakte, kes siis tänu sellele, et teie seda piiri ületate koos selle telefoniga, saavad ka siis Vene eriteenistustele kenasti kätte ja nendega saab siis hiljem edasi tegeleda. Ärge sõitke agressorriiki. Teine asi, mille kohta saab pikemalt selgitusi, on see, et mis asi on taustakontroll. Ja üldiselt me teame, et seda tehakse valitsusliikmetele ja tehakse väga palju riigisektoris, aga arvestades seda, et üsna paljud Eesti ettevõtted täidavad ju ka, ühesõnaga nende käsutuses on Euroopa Liidu projektid, nad osalevad nendes, on ilmselt selline taustakontrolli vajadus ka väga paljude eraettevõtete puhul ja sellest aastaraamatust selgubki, et mis siis inimesega juhtub, kui tema puhul see taustakontroll tehakse. Tõsi, miks me selle sinna aastaraamatusse panime laiemale avalikkusele on seetõttu, et selle julgeolekukontrolliga käib kaasas alati hästi palju müüte.
Üks asi, mida ma kohe parandada tahan, on see, et valitsuse liikmetel on juurdepääsu luba tegelikult ametikoha järgne. Kui inimesed on tema poolt hääletanud, ta on saanud siis omale mandaadi, valitud siis valitsuse liikmeks, siis temaga selle juurdepääsu loa saab. Nüüd kontroll tuleb neil läbida siis, kui nad soovivad juurdepääsu luba siis välissaladustele, et sellisel juhul tuleb tõesti juurdepääsu kontroll läbida. Nüüd, kui rääkida sellest, et juurdepääsuloaga inimeste hulk on suurenenud, on tõepoolest ja seda just seetõttu, et me elame sellises julgeolekuolukorras, nagu me täna oleme. Eesti riik väga usinasti, väga tublisti siis ka tugevdab oma kaitsetööstusvaldkonda ja seetõttu on siis ka nende inimeste hulk, kellel on juurdepääsuluba vaja, ka seda taotlemas või taotlenud juba. Ja juurdepääsu kontrolliga just ka meil ametis mõtlesime, et kuidas seda siis inimestele selgemaks teha, et selline intervjuu kaitsepolitsei ametnikuga, keda kahjuks ei ole võimalik siis paljastada või välja tuua, sest ka see oleks riigisaladuse rikkumine, tundus meile selline hea viis selgitada või avada seda tausta, et mis tegelikult selles müütilises julgeolekukontrollis toimub ja et tegelikult see ei ole midagi sellist, mida üldse kartma peaks, pigem vastupidi. Ja lõpetuseks, me rääkisime hästi palju Venemaad, aga Venemaa ei ole tegelikult ainus riik, kelle suhtes meil tuleb valvas olla. On teisi riike ka. Kas see järgmine, keda võiks nimetada, on Hiina eelkõige? On, täpselt nii. Hiina osas näeme ohtu. Hiinal on oluliselt mõjuvõimsamad tehnoloogiad, mille abil mõjutustegevust tegelikult ellu viia. Näeme, et nad seda siiski sellisel määral, kui neil võimekus oleks, ei ole teinud. Aga tõepoolest Hiina siis sellise mõraneva kuvandi taustal me teame, et Hiina toetab Venemaad, kes on agressioonis. Balticconnectori gaasitoru on purunenud. Eesti riigile seda vastust nende poolt tuli väga pikalt oodata, et selle mõraneva kuvandi saatel on nad siis hakanud sellist pehmemat mõjutustegevust tegema. Olgu selleks siis poliitikute meelitamine sellistele toredatele meelelahutuslikele sündmustele või siis ka teine, mida oleme näinud, mis on väga kurvastav, on see, et nad ostavad sisuturundusartikleid ja siis seeläbi saavad ikkagi oma sellise propaganda Eesti meediasse üles laetud, et see on küll oht, mida me näeme ja mida me sooviksime vältida, et Eesti poliitikud, ajakirjanikud, aga ka muud inimesed ei satuks Hiina mõjutustegevuse ohvriks. Marta Tuul, aitäh tulemast Postimehe otsesaatesse. Aitäh kutsumast. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.